3 päeva üle 100 kilomeetri rattasadulas, Setomaa kuppelmaastikud ja õhtud Eesti muusika tippudega. Just sellise elamusega tahavad korraldajad inimesi Setomaale meelitada. Rattafesti eesmärk ei ole kiirustada, vaid võtta aeg maha ja kogeda Eestimaad hoopis teises tempos. Siin on siis Rattafesti laagriplats, kus on saunad, muusika, kontserdid ja kõik muu. Ja tee peal loomulikult ka erinevad siis kontserdid, kohtumised, külaskäigud ja mida kõike veel, et rattafest.ee, seal on kogu kava üleval ja kui keegi veel mõtleb, et liituks, siis selles mõttes mina kätt ette ei pane. Rattafest ei ole klassikaline mingisugune muusikafestival või kultuurifestival, see on kultuurifestival ratastel. Esiteks nad sõidavad ju 130 kilomeetrit mööda Setomaa teid, nad näevad siinset eluolu, siinseid teid, nad saavad põigata siin-seal sisse küll kunstigaleriidesse, õlletehasesse, värske originaali tehasest sõidetakse mööda, talumuuseumist sõidetakse mööda, Verska restost ja nii edasi, Obinitsa minnakse, selles mõttes on neil näha palju ja avastada Setomaad ja mul on väga hea meel, et neil on selles mõttes paar tuhat ratturit on nädalavahetus Setomaal. Setomaa suvi, mina kui Ülemsootska ütlen, et saab ideaalse stardi. Setod on laval, Mari Jürjens, Vaiko Eplik, lõpukontsert Värska laululaval Sadu. Ühesõnaga palju on, mida näha, mida nautida ja ma arvan, et saab ülevaate Setomaast kena. Setomaa Ülemsootska ja festivali päevajuhi Jalmar Vabarna sõnul peitub kogu ettevõtmise võlu just selles, et inimesed saavad korraks argipäevast välja ning liikuda läbi Setomaa rahulikus tempos. Festivali peakorraldaja Aarne Valmise sõnul sündiski idee soovist tuua kokku liikumine, kultuur ja Setomaa eriline vaim. Seto kultuur on selline põnev ja kuigi minu juured ei ole Setomaalt, aga vanaisa poolt on siis Võrumaalt, mis on ka Seto lähedal, eks ju, aga Seto kultuur on niivõrd unikaalne ja huvitav, et siia peab tulema. Rattafest algas täna ja liituda veel saab, kuid öömaja ja muuga on praegu küll lootusetult hilja. Siiski kutsutakse kaasa elama sõitma ja pühapäeval Sadut kuulama. Kui keegi tahab seltskonnas kaasa sõita, siis ega me siis ei keela seda, aga see laagrisse nagu enam ei saa, et see on nagu close, meil on isegi autokaravanid ja meil on plats nii täis, et me juba mõõdame juba sentimeetrites, eks ju, ja telgiplatsid on ka täis ja tegelikult toiduportsud on ka õiged, aga veel ütlen, tulge siis tee äärde lehvitama või tulge siis Värska laululaval pühapäeval kell 2 hakkab meil lõpukontsert. Tegelikult keskendub Rattafest ikkagi rattasõidule läbi Setomaa. 3 päeval pakutakse ratturitele erinevaid marsruute pikkusega alates 30+ kilomeetrit kuni 63 kilomeetri pikkuse rajani. See rada on selle mõttes üsna mitmekülgne, et see Setomaa pakub sellist mitmekülgset kultuuriprogrammi ülesehitust, et on nii-öelda metsarada, on erinevad kaunid paikasid, me käime kohtades, kus võib-olla ei satugi autoga, et me raja peal on sellised erinevad punktid, kus on siis erinevad ka kohajutud, kus räägitakse. Vahepeal on väiksed kontserdid, leelokoorid ja õhtu lõpuks nad jõuavad siia Treskisse, mis on väga-väga äge festivalipaik, kus seda kõike koos ka õhtul kogukonnaga kogeda. Iga päeva rada on tõesti mitmekülgne erinev, on asfaltet, kruusa, metsarada, et sükest mõnusat kulgemist. Festival sai alguse täna Treskis ning kestab pühapäevani. 3 päeva jooksul läbitakse rattaga ligi 130 kilomeetrit metsateid ja külavaheteid. Lisaks Seto kultuur ja maitsed ning kagunurgale iseloomulik ainulaadne loodus.